teie jaoks, minu jaoks hommik, esmaspäeva hommik. Ükskord ma küsisin ja siis inimesed näitasid huvi välja, et tahavad näha, et milline mu päev välja näeb või mis tööd ma teen, küsitakse. Ja ma küsisin, et kas tahate näha ühte mu tööpäeva, siin ma nüüd siis olen. Siin võib-olla näete, on jahiraamat. Nädalavahetusel oli esimene jahikursus. Ei ole jõudnud veel korralikult ära pakkida, ennast lahti pakkida. Sõbrad käisid nädalavahetusel külas, nagu õllepudelitest näha on võib-olla. Enne kui keegi kommentaaridesse paneb, et et sa ei joo ja mis iganes saab veel. Ei, mina ei joonudki. Idee tuli natuke hilja. Ma mõtlesin, no ma juba natuke olen juba tööd teinud. Ma tegin ühe hinnapakkumise valmis. Mul on paar arvet vaja teha. Kuule, jõu, ma unustasin ära, kas ma saan selle hinnapakkumise minema siis või? No, olgu, davai. Meil on vaja ühe akna, vaata, 3-kordse paketakna seda hinda ka. Okei, aga davai praegu. Ühesõnaga, hommik algab sellega, et ma vaatan e-maili asjad, särgid üle, mis toimunud on vahepeal. Mul on üks vana hinnapakkumine ühele sõbrale. Kui sa sõber vaatad seda, siis sa tead, kes sa oled. See hinnapakkumine on väga hilinenud. Nii, see hinnapakkumine on põhimõtteliselt valmis, aga igaks juhuks tuleks üle vaadata enne ära saatmist. Nüüd ma pean tegema, mul on vaja teha üks arve. Ma vihkan seda kohta. E-arveldaja. See e-arveldaja minu arust on kõige koht üldse, kus midagi teha. Nii. See on tehtud. Üks arve on tehtud, teise arve võime tegema. Üks asi, millega me tegeleme, on plekitööd. Praegu on nii-öelda siis plekitööde arve mul vaja siin teha ühele kliendile. Meil on liist profiili tellis, jooksvad meetrid. Kogus on siis 11 plekitükki, korrutab 1700-ga. Ehk siis 18,7 jooksvat meetrit. Sellel plekil on 2,18 euri. Jooksvameetri hind, arve 40 euri, pole küll suur raha, aga midagi 40 euri, see peaks olema arve number 23. Nii, boom, kuupäev on tänane 09.03.2020. Ma ei tea, miks ma ei ole viitsinud seda valemit siia teha, et see teine kuupäev läheb automaatselt. Ma nüüd siia ei kirjuta klienti ja kontakti, et teie ei pea nägema seda otseselt. Nii ma ei mäleta peast nimesid. Siis üks asjadest, mis ma hommikul teen, on see, et ma vaatan oma e-mailid üle kõik. Juhuslikult ma tean seda, et meil on üks plekitellimus. Meil on mitu ettevõtet, kellega me koostööd teeme, kes tellivad plekke. Ma nüüd näitan teile, kuidas plekitellimust kirja panna. Meile saadetakse lihtsalt mõõdud, aga ma teen enda jaoks, teen jooniseid, et oleks lihtsamalt arusaadav. Materjal, mida tahetakse, on ZN, ehk siis tsink. ZN veeplekk. Veeplekk näeb niisugune välja, enam-vähem. Teen siia joonise. Põhi on 150 ja tooriku pikkus on 700. Mõõdud on millimeetrites. Selle peab markeerima ka, nad tahavad tellimuse number. Kui ma ei eksi, siis see on 17, see on 17 ja see on 10. Pole üle nädala aja plekki teinud, kohe ei mäletagi, mis mõõdud meil olid. Kas neil olid koos kõrvadega vist või? Vist olid hea kõrvad ka või? Ma pean üle küsima. Okei. Isa mäletab. Ma ei tea, mul on nagu täielik aju on reseti teinud. Ma ei mäleta midagi. See tellimuse number läks valesti neil, okei. 2 meili on. Esimene oli see, et markeerige nii ja teine meil on, et vabandust, see peab olema markeeritud nii. Et miks ma praegu muudan? Musta värveplekki on veeplekid samamoodi. Ma ei hakka neid mõõtusi siia panema, ma pean neid peast. Siin on 80, L on 840 ja neid on 3 tükki. Siis on R32 ehk pruun, need on ka veeplekid ja neid on samamoodi 80, L on 1200, pikkus korrutatud 5 tükki. Nii. Need on siis tellimused, mis on tekkinud siis, kui mina puhkusel olin nii jälle. Võtan siit puhta lehe, seepärast siin on vähe pikem tellimus. Ega vahet ei ole, see ei pea nii ilus olema, ma tean täpselt, mis painded käivad ja nii edasi, et see on mul mälu jaoks rohkem. Nii, 280 põhi, tsink on toorik, siin on need teismoodi pikkused. Siis meil on vaja valge nurgaplekk ja selle mõõt on 20, 40.
viimane tellimus. Kõik plekitellimused on olemas. Kuna siis, kus ma töötan, on eraettevõte, on mul privileeg natuke lihtsamalt oma päevi sisustada nii-öelda. Ma ei pea kohe jooksma kuskil, nagu näete. Kõnnen koduhoovis ringi. Röötus mogab siin. Ma tõin auto talvekorterisse. No Joe. Võtame selle akulaadi. Mul isa ütles, et ta proovis ATV-d käima panna ja ei võtnud starterit taha. Kahv. Praegu kukkus see küljest ära. Kahv my life. No vähemalt tuleb huvitav osa, et milline mu tavaline päev minu elus välja näeb. Ma pean mingi, ma ei tea, mis asja siin tegema nüüd. See murdub ära ka kohe. Tinutada oleks vist kõige mõttekam. Siit küljest on juhe lahti tulnud, aga see on nagu katki ka, kui te näete. Nii et mul nagu ei ole siin väga midagi, mida ma teha saan võib-olla. Ongi juhis, ma ei saagi midagi teha. Aga küll, vabandage. Tegelikult mul on ikkagi niuke tunne, et et täna on üks nendest päevadest. Esmaspäev. Kas mitte ei meeldi koomik nii algab? Ma vahetan riided ja siis lähen plekki tegema. Nüüd ma olen tulnud enda väga modernsesse pleki töökotta. Üldse laohoone, meil on siin laohoone, kõik jutud. Nüüd ma pean vaatama järgi, et kus me alustame. Valge plekk on peal, mingid valged plekid oli vaja teha ka. Teeme valged plekid jalust ära ja siis liigume edasi. Siin on mul ilusti ära sorteeritud, igal real on oma plekid. Valge ja valge. Meil on toorik on 20 + 40 ehk siis 60 millimeetrit ehk 6 sentimeetrit. 6 sentimeetrit peal, 3 märki. 1, 2, 3. Selle pikkus peab olema 1800. Lukustame ära plekitükki, et ta ei liiguks. Laseme selle alla. Selle nimi on giljotiin. Peedame õige pikkust all ja lõikame pikuti tooriku. Need on välja lõigatud, see on välja lõigatud. 1500 ja rohkem valget ei ole. Väga hea. Super. Üks nendest päevadest, jah. See on kõige lihtsam plekk, mida üldse teha saab. Lihtsalt ainult üks üles tõste. Võtame selle plekitüki, paneme siia masina alla. Paneme märgi paika. Vist tegin sellise. Nii, ja ongi kõik. Selle plekitükiga on kõik. Need plekitükid on valmis, valgeid enam tegema ei pea. Valmis tellimused ma panen siia ukse kõrvale tavaliselt. Off topic, üks teine tellimus, mis ma tegin. Ühes tükis niisugune nurk, nii-öelda sokliplekk või mis iganes. Käsi valtsitud siin ühes tükis, käsi valtsitud kokku oma vahel. Siit tagant on niisugune spets valtsi asi. Ma ei ole kinni löönud seda veel. Kuna see ei läinud müügiks, selle jätsin endale. Niisugune vägev detail. Täna on hea plekitöökoja päev ka, seepärast ma saan teile huvitavaid plekke näidata, mida alati ei tellita kogu aeg. Pruuni, 3 musta ja pärast seda on ainult sink jäänud. Nende plekkidega läheb nüüd huvitavaks, sest neid on vaja valtsida ja nendega me teeme käsivaltsi. See klient tahab, et kõrvad oleksid plekkidel. 2 senti tuleb kõrv veel siia juurde. Ja tänu kaamerale ma praegu panin tähele, et ma siia ei arvestanud kõrvu juurde, ehk siis need toorikud, kõik mis ma välja lõiksin, need lähevad mitte utiivi, aga riiulid ootavad oma paremat aega. Aga teeme need mustad lõpuni, siis on vähemalt need tehtud. Sellest ma ei arvestanud, ma panin 1200, jah. Ja see kõrv, mis siia tekkis, sellepärast tõstame üles. Teise poole peab ka samamoodi tegema muidugi. Nii, ma nüüd jõudsin need pruunide plekkidega järgi. Ja nüüd on aeg need pruunid plekid ära valtsida. Põhimõte on sama, mis ennem. Lõpuni. Lugustame ära. Nüüd vajutame valtsi kinni.
See on tagasi valmis. Kuna pleki see põhisügavus on nii väike, siis ma ei saa niimoodi teha, nagu ma tavaliselt teen. Tavaliselt ma teeksin niimoodi, paneksin selle pleki alla siia, aga kuna see sügavus on nii väike, siis kui ma alla vajutan, siis ta võtab selle valtsi lahti, mis siin me ennem tegime. Ehk siis ma pean selle pleki tüki teistpidi keerama ja seda pidi alla panema. See on vähe järsem paine, see tuleb midagi taolist. Vahepeal sai kõik plekid valtsitud. Ja ongi valmis. Roolid vähemalt niisugune ilusti nurk, tegib siia niisugune kaus. Need peaksid üks ja sama tellimus olema. Mul on siin mingi üksik tsingiplekki tükk tellimuseks ja siis on üks posu. Nüüd on vaja 5, 6, 7, 8, 11, 13 plekki tükki veel teha. Siit need viimased tsingid ja siis on kõik. Kell on piisavalt, et peaks lõuna tegema vist. 11.32 ma lähen teen lõuna ja tavaliselt minu hommikusöögiks on tavaline muna. Tomat kurk kõrvale. Mul tuli meelde, et ma tahtsin rääkida, vaata, et ma joon igasuguseid teid. Mett mina sisse ei pane, see on puhtalt kõik Aldo ja sõbrad joovad. Üks asi, mis mulle meeldib täiega on matcha. Noh, ütleme, see ei ole päris õige kruus, aga niisugune spets kruus on, kus matcha siis nii-öelda niisuguse vispliga lüüakse vahtu. Siin sees on niisugune pulver, mis hakkab otsa saama. Teine asi, mis mulle meeldib juua, on mate. Ja matet juuakse niisugusest asjast, mis on siis, ütleme, kõrvitsa seest ja niisuguse kõrrega. See kõrvits pannakse täiesti teed täis, vett pannakse ka täis ja siis selle kõrrega juuakse hästi tugeva maitsega. Et siin mul on igasuguseid erinevaid teid, puruteid, asju, särki-värki. Üks mu lemmikutest on täiesti tavaline Earl Grey iseenesest. Poe omaga ei anna võrrelda, hoopis teine asi ikka. Üks hea asi tänase päeva juures on veel see, et kes ei tea, mul on kõrgharidus, ma õppisin terve kooli aja, õppisin inglise keeles. Tiiper on mul nii-öelda abiline või kuidas siis öelda, ma olen tiiperi kangelane. Üks asi, mida ma vahest teen, on see, et ma aitan neil eestikeelseid tõlkeid üle vaadata või nii-öelda. Samal ajal, kui ma pleki töökojas olin, siis nad kirjutasidki mulle, et kas ma saaksin aidata neid ja vaadata mingeid tõlkeid või mis iganes. Siin on ingliskeelne tekst. Näiteks lihtne. Your unique €50 discount code. Sinu unikaalne 50 € sooduskood. Õige. Paneme linnukese korras. Järgmine. Bum. Ja põhimõtteliselt keegi teine tõlgib, vahest mina tõlgin nii-öelda inglise keelest eesti keelde asju ja keegi teine vaatab üle, aga päris tihti, et lihtsalt ma loen üle kiiresti käbelt, viskan silmapilgu peale ja vaatan, kas on siis õigesti tõlgitud nii-öelda. Mu tavaline tööpäev või nii-öelda on väga laialdane, väga palju asju saab tehtud, et vahepeal pleki töökojas, vahepeal seda, vahepeal arved, vahepeal üks hinnapakkumine, natukene tõlkimist, tööd, siis lähme pleki töökotta tagasi, teeme plekid, siis lähme vaatame objekti, mis meil praegu ehitusobjekt käib. Lähme käime Rakveres, toome ehitusmaterjale, viime plekid, tellimuse ära, et noh, väga palju asju saab tehtud nii-öelda ühe päeva jooksul. Ja vahest siis ütleme nii-öelda teen näiteks endal sauna, ehitan veel lisaks või siis lähen filmin õhtul kalapüüki. Noh, kas pole mitte maitsev, kurat? 2 asja oli kohe neil vaja. Ühe ma lugesin üle, et kas kõik on korras ja teine on ka vaja lugeda lihtsalt okei. Seekord õnneks ise tõlkima ei pea. Lõpuks ometi on kõik plekid valmis. Nüüd on lihtsalt vaev plekid autosse viia. Voila, kõik ilusti ära pandud. Lähme hüppame koju, hüppame objektid läbi ja Rakveresse minek. Nüüd on niuke nigel asi, et kell on juba 3. Mul oleks vaja ehitusmaterjale Rakverest tuua, aga kui ma jõuan Rakveresse, siis on ärikliendi müük juba kinni võib-olla.
mõtlesin välja, et toon telliskive, homme peab uuesti käima Rakveres ehitusmaterjalid järgi, kuna kõik ei mahu peale niikuinii. Kell on 3:30, 15:30 ja minu lõunasöök on põhimõtteliselt 15:30, 16:00. Söön ma lõunat, lõunasöögiks tavaliselt näiteks riis, kana, tomatkurk. Loogiline, ma ei jõua tänase päeva pärast. Nüüd ma pean natuke patustama ja sellise korraliku heine asemel pean mingit rämpsu sööma. Tuleb välja, et täna on ikkagi üks nendest päevadest. Jäin bensiinijaamas seisma korraks, et mõtlesin, võtan ühe kohvi ja tundsin niisugust imelikku kärsakat. Tulin isa juurde ja küsisin, et mis sa arvad, et on nagu mingi kärsakas või mis asi see on, nagu piduri kärsakas või midagi taolist. Isa mõtles ka, et nagu piduri kärsakas, pani käe korraks vastu piduri ketast, väga halb mõte. Kohe laksust vesivill peal käel, põletas käe ära. Ühesõnaga jah, millegi pärast on pidur peale jäänud. Kuigi see auto sõidab kogu aeg, pea iga päev. Vahepeal nüüd, kui ma Maltal olin ära, siis oli nädal aega lihtsalt mitte kasutuses. Ehk siis ma praegu ikkagi ei lähe Rakveresse tänu sellele. Lähen automekaaniku juurde, vaatame, mis toimub. Nii, käisin tuttava juures, kes on automekaanik Tapal. Väga hea automekaanik, soovitan kõigile. Kevin teeb säästumarketi kõrval. Vaatas üle, et piduriklots oli kinni jäänud. Tegi suts naksti, kuradi 5 minutit tehtud. Saime probleemist lahti, enam auto põlema ei taha minna. Kell on 16:30 nüüdseks juba. Ei jõua enam kuskile ja ütleme nii, et tänaseks päevaks on tööga kõik põhimõtteliselt. Ma lähen vaatan korraks objektile, mis seal toimub. Rakveresse ma kahjuks ei jõua. Küll ma tahtsin teha, et üks päev minu elus on ja aga ootamatud asjad on vahele jõudnud, siis teeme niisuguse asja, et lähme käime homme kõik koos veel ehitusmaterjali rallit ka tegemas. Tavaliselt nii palju asju ei juhtunud. Ma tulin nüüd koju tagasi, lõunasöögi aeg, kell on 17:04, tund aega olen hiljaks jäänud, ei ole hullu. Käisin poes, mul tuli täiega pitsaisu või nagu. Ja siis ma mõtlesin, et wow, et panni peale ise proovida pitsat teha. Ma ei tea, mis see endast kujutab, mis mul sellest välja tuleb. Krossi pood müüb ise tehtud pitsa põhja, ostsin selle ühe endale. Ostsin natuke šampinjoni, sibulat, viskasin panni peale, eks näis, mis sellest tuleb. Ja teine asi oli see, et tegelikult mul on vaja veel hinnapakkumine teha lõpuni. Ja need plekid, mis ma täna tegin, nende kohta ma saan nüüd arve ka esitada. Pizza. Ma ei kujuta ettegi, kas see on söödav. We will find out. See on üks šampinjon. Edible. Homme lähme käime veel poes. The next day. Tere hommikust. Kell on 8:30 hommikul. Ühesõnaga nüüd lähme käime korraks objektil. Võtan akende mõõdud, mis peab ära tellima. Neil akendel on mingi 2 nädalat tellimisaega. Ehitame ühte sauna ühele härrale. Siis läheme käime Rakveres. Viime ära pleki tellimuse. Tellime ära aknad. Võtame ehitusmaterjale ka raudtest ja Tapale tagasi. Joo. Hea silt. Kehtiv relvaluba. See kuradi aken peaks olema niuke, kus klaas ei paista läbi. Kas jääklaasiga äkki teevad paketi meil siia? 119. Kõrgus 119, laius oli 50. Tavai, edasi. Jääklaasiga. Kõrgus on 119. Palju laius? 120. 120. Ainult rohkem aknaid ei tulegi või? Nii vähe paneb aknaid siia või? Jah. See jääb pime ju. No siin on pesu. Taha seina ei taha panna. Üks asi, mida ma veel tahan igaks üks mainida, enne kui inimesed hakkavad ajama jälle kommentaarides mingisugust, et dieedivärk. Eile ma sõin selle pitsa ära ja rohkem ei söönud midagi. Ma sõingi 2 korda. Mul oli kõht täis lihtsalt, ma ei tahtnud midagi süüa. Mitte, et ma ennast näljataks. Aga ma sõin seda muna hommikul ja sõin selle pitsa. Paljud inimesed ei saa nagu dieedi põhimõttest aru, vaata. Dieedi põhimõte ei ole see, et sa sööd ainult mingi salatit, vaata. Dieedi põhimõte on see, et sul on proovid olla oma kalori tarbimisega defitsiidis. Ja seda ma eile tegin, on ju. Lihtsalt tarbisin vähem kaloreid, kui päevane norm on. Ehk siis nagu sa võid dieedi ajal krõpsu ka süüa, kui sa oma kaloraaži ei ületa. Nii, aknad tellitud, plekid ära viidud, nüüd on ka raudta, ehitusmaterjalid. Ja siis on mul vaja
kui ma õigesti mäletan, kohe vaatan üle 200 punast kivi korstna ladumisel ja siis segu selle jaoks ka. Aluse peal on 344 kivi, mul on 200 vaja. Ta toob täis aluse ja sealt pealt laome 144 kivi maha. Kivid saime peale. Nüüd viimane puudutus on segukotid paar tükki, 8 tükki ja siis on kõik. Tapale üks väga iseloomustav asi on raudteülesõit ja kusjuures see raudteülesõit, kus ma praegu olen, on tegelikult väike. Siin raudteülesõidus ma pole väga ammu istunud. Aga keset linna on suur raudteülesõit, kus on, ma ei tea, mingi 5 rööbast või midagi taolist. Kõige suurem Eesti raudteesõlm on Tapal. Kõige parem on see, et kõik poed on nagu ühel pool raudteed ja mina elan teisel pool raudteed. Ja siis ongi niimoodi, et vahest võib juhtuda, et sa oled mingi paar tundi päevas, oled raudteeülesõidus, kuna kogu aeg on vaja sõita üle raudtee, teisel pool raudteed. Ja rongid ju meil kogu aeg on, iga natukese aja tagant on reisirongid, kaubarongid ja nii edasi. Et väga tavaline on istuda raudteeülesõidus ulme kaua aega. Nüüd ma olen Rakveres tagasi, koorem on maha võtmata veel. Rongi ei sõidnudki, raudteeülesõit tehti lahti praegu, väga meeldiv. Niisama pandi kinni pulli pärast. Ja nüüd ma lähen, võtame ehitusmaterjalid maha, mis ma ostsin telliskive korstna ladumiseks nii-öelda ja segu korstna ladumiseks. Võtame need maha ja siis võib-olla lähen uuesti Rakveresse, ostan penoplasti nii-öelda siis valu jaoks, peno, armatuur, põrandakütte kaabel, asjad. Aga noh, inimesed tahtsid näha, milline üks päev mu elus on, tööpäev. Tänane hommik tuli siis eilse päeva varust nii-öelda, kuna eile lihtsalt plaanid järsku muutusid. Lõpetasime täna siis selle eilse päeva tööd kõik ära. Aga jah, aitäh vaatamast! Ma loodan, et teil oli huvitav igastahes. Olge tublid! Tšau, paka!